natukene paremini, sain ka nüüd minema küll.
701 V12 annab väga ilusat rütmi siia meile praegu. Tundub, et siin on praegu võrdsete võistlus ja küsimus on selles, kummal enne paat tühjaks saab. Kõrvalt vaadates tundub, et natuke lihtsam on metsapulli kabiinis ennast kinni hoida, et Kirovetsi kabiinis on liiga palju ruumi loksuda. Nii, ei! Võttis kaasa, seekord Roomik võttis ratta. Segased. Meil siin Susis oli üks suur plaan ka tegelikult selle päeva lõpetamisel enne auhinna jagamist, et meil on üks eriauhind välja loosida, mis on, Reimo teab väga hästi, nad on taastavad vanu seadmeid, et jah, meil on välja pannud üks ettevõte Rasketehnika hooldus.ee, kes tahab täpsemalt informatsiooni saada selle ettevõtte kohta, on pannud välja eriauhinna, aga me siin meeskonnaga mõtlesime, et me loosime kõikide võistlejate vahel, kes osalesid, loosiksime selle auhinna välja. Selleks auhinnaks on meil T150K sild, mis on siin laaduri juures aluse peal ja kes iganes võib selle võistlejatest saada, eks te siis ise otsustate, kas te annate selle edasi või müüte maa või üldse panete mingile masinale alla, et järgmine aasta selle asjaga kas siis Treskis või kuskil mujal võistlust tulla asuda, et see on teie enda otsustada. Aga selline eriauhind on Rasketehnika hoolduse poolt välja pandud ja nad väga tahtsid seda teha, nad värvisid selle ilusti punaseks, sätisid kõik korda, et saaksite kohe kasutama hakata, võib-olla saate isegi sellega kodu poole kohe sõita, kui siit rehvid või rattad alla leiate, et ma arvan, et mõnele mehele siin võib-olla väga praktiline auhind, aga me teeme selle tõesti niimoodi, et me loosime selle kõikide osalejate seest. Kas meil on siin vabatahtlikke, kes tahaksid loosi tõmmata? tahab nüüd siin vist läheb kinkelepinguteks ja notariti jagamiseks. Nii. 32. Võistleja 32. Te olete võitnud 150 tagasilla. Esisilla, sellel masinal on 2 silda. Võistleja number 32. Opa! Jah, väga hästi. Meie vabadusvõitleja isiklikult tuli kohale. Mul ei ole seda vaja! Kas sul sõpru ei ole? Kes tahab silda? Robin! Sina? Kus sa elad? Värskas! Värskas? Sild on sinu! Kas see on kindel? Kas see on kindel? Meeste käed, homme lähete notari juurde. Nii, kes siis on, meie silla omanik? Tutvusta ennast. Robin. Ja mis numbri all sa sõitsid, kui sa sõitsid täna? 17. 17! Robin, ja kui vana sa oled? 11. 11! No midas veel? Kõige parem
tuleviku kindlustus praegu. Viigu vana rauda või kuskile. See läheb 150 külge. Väga tubli. Et siis diplom läks ka koos siis selle tehinguga kaasa, ehk siis dokumendiks tõestatud, et see on tõesti saadud eriauhinnana. Aga väga suur kiidusõnu teile, härra, kes te selle niimoodi kohe vabatahtlikult edasi kinkisite. Väga tore, et sellele leitakse uus elu. Aitäh! Nii, aga lähme edasi. Et väga tublisti lapsed vedasid vagu, väga tore oli vaadata. Ja kolmandale kohale 25 millimeetriga tõmbas Vao Armin, kelle kohta mul on kirjutatud, et Siimu poeg. Kus sa oled? Oled sa siin? Nii, teine koht, 15 millimeetrit, Marten Ilves. Oled sa kohal, Marten Ilves? Kõige kõrgemale astmele saab siis ronida Carlos Kind, kes eksis 10 millimeetriga. See on ainult 1 sentimeeter. See on vähem kui minu näpp, mida ma teile praegu ei näita, sest nüüd on lapsed juba ligidal. Selge. Kas nüüd on lastega ühel pool? Järgmiseks võtame siis naised, kes vapralt tulid ja meestega koos kõrvuti meestega, et teisele kohale tuli siis Kairi Kalamees. Oled sa siin? Ma ei tea, kas sa julged sinna poodiumile ronida. Traktorikabiini sa ronisid väga tublisti. Tubli töö. Ja loodame siis, et järgmisel korral on äkki see rida natukene pikem. Ja esimesele kohale siis ütlesid numbrid, et Epp Maidla, kui palju seal oli nüüd seda oskust masinat kasutada ja kui palju oli väga hästi ettevalmistatud masinal, jäägu see saladuseks. Tulevik näitab, aga igatahes väga nauditavad tõmbed olid, väga hästi lõpuni tõmmatud, tubli töö. Ja no ikkagi kukub niimoodi välja, et keerame käru kellelegi, eks ju. Nüüd lausa kohe auhinnaks selle käru. Et meil on nüüd natukene võib-olla teised nimetused siin, et märksõnaks meile on siis rommikud pluss pärlid. Ja kui me siin neid mõõtsime ja kaalusime, siis kolmandale kohale tõmbas Mart Timm ennast. Oled sa kohal? Nii, teisele kohale tõmbas ennast Remet Seppmann. Nii kohal. Seda meest me juba korraks nägime minu arvates. Kalle Saarmas, et sa tegid täna ikka väga kõva esituse mitmel viisil. Ahah, et siit niukse väikse vihjena, et ega siis me niisama kasti ei löö. Et meil on seal ikka põllumees põline rikas, et seal on korralik keretäis soolas. Et peaks jätkuma nii sellele, kes liha sööb, kui sellele, kes liha ei söö. Nii, vabalt nimemate kolmas koht, Taavi Koemets. Jah, ei ta kõrgemale enam ei lähe, ma loodan väga. Nii, aga me juba vaatasime praegu, sellepärast me hakkasimegi parandama, muidu me ei oleks parandanud. Nii, aga kolmandale kohale. Väga õige tähelepanek, tänan sellele tähelepanu juhtimast, eriti praegusel kellaajal. Ma kindlasti edaspidi arvestan sellega. Aga kolmandale kohale tegelikult kuulub Rain Meri. Nii, Marti Kerge, esimene koht.
traktorid üle 150 hobujõu ja keskliigendi suurtraktor. Ja siin oli meil praegu 3 võistlejat on sellesse klassi maandunud. Et nüüd selles klassis me peame paraku vabandama, et kuna see Benti esimene tõmme läks käigukasti, läks meil natukene lappesse ja selle tõttu on tema numbrid võib-olla natuke ebaõiglaselt madalad, aga 3. kohale Taimo Truuts. Nii, teine koht Raimo Rüütel. Ja esikohale Arvo Aabner. Nii, siis on meil traktori kuni 150 hobujõudu. Nii, 3. kohast Anvar Lepik 3. kohale, palun. Nii, teine koht Kaspar Tomingas. Ja esimesele kohale Simo Päkk. Siis on meil turbomootoriga traktorid, kuni 100 hobujõudu. 3. koht. Nii, 3. koht Jaanus Ehamäe. Nii, teine koht Taavi Kunemets. Ja esimese koha saaja näitab, et Belarus on tegelikult hea traktor küll, aga selleks tuleb ta täiesti ise ehitada. Ehk Rainer Puhka, meister, kes on oma traktori otsast peale ise teinud. Doktoriga aplaus sulle! Doktorile aplaus! Nii, ja siis on meil üks klass veel jäänud. Meil oli 2 julget, kes tulid oma veoautodega. Need olid suhteliselt pisikesed suurte veoautode kõrval, aga väga tublid. Teisele kohale tõmbas ennast Alo Koosa. Ja kiiret reageerimist näitas Kuldar Põllu, kes tuli esimeseks. Ei,